tema nimi on Anna-Liis, perekonnanimi on teadmata. Ta on 14-aastane, sünnikuupäev on 5. oktoober. Ta leiti umbes 6 aega tagasi metsast koos 3 teise tema vanuse lapsega. Kõik klapib. Kas te arvate, et tema ongi Anna-Liis Levandi? Ma ei ole veel 100% kindel, aga on väga suur võimalus, et see on niimoodi. Hallo? Tere, Anna-Liis. Kus ma olen ja mida ma siin teen? Sa oled haiglas, kullake. Sa kukkusid puu otsast alla. Ma mäletan. See on väga tore, et sa mäletad. Kas su pea valutab? Natukene. No peavalu on täiesti normaalne. Tegelikult on keegi siin, et sind näha. Kas need on Amelia, Laara ja Andreas? Ei ole nemad. Kas ma võin ta sisse lasta? Jaa, muidugi võib. Olgu, ma saatan ta sisse. Ma olen nimesind. Ta ärkas üles. Kas ma võin sisse minna? Jaa, võib. Jaa. Tere, Anna-Liis. Tere. Anna-Liis, kas sa tead midagi oma vanematest? Ma mäletan neid uduselt, aga mitte eriti. Olgu, aga kas sa tead, kus sa selle sinise kõrvarõnga said, mida sa kannad? Mu ema andis selle mulle ja mul oli kunagi teine ka, aga see kukkus üle ja ma ei leidnud seda enam. Ma tundsin kunagi kedagi, kellel oli samasugune sinine kõrvarõngas. Mul on väike arvamus, et see võib olla sama kõrvarõngas, aga sellest saab ainult ühel viisil kindel olla. Kui see sama kõrvarõngas on, siis on selle taha klaveeritud L-täht. Kas sa lubad mul korraks vaadata sinu kõrvarõnga taha? Jaa, muidugi ma võtan selle. Palun võid vaadata. L-täht on olemas. Kas see tähendab siis, et sa tead, kes minu vanemad on? Anna-Liis. Mina olen su isa. Tere kõigile! Mina olen Daisy Enpalu ja te vaatate LPS uudiseid. Täna pidas kuningas Albert Levandi iga-aastast kooliteemalist kõne. Kõik ei läinud aga nii nagu plaanitud. Kui kuningas hakkas just rääkima muudatustest, mis võivad järgmine aasta kooliseadustest tulla, kukkus lava lähedalt oleva puu otsast alla üks tüdruk. Hetkel pole veel teada, miks see tüdruk üldse puu otsas oli, aga läheme edasi. Selgub, et tüdruk, kes puu otsast alla kukkus, on printsess Anna-Liis Levandi, kes läks kaduma 9 aastat tagasi, siis kui algas sõda. Printsess Anna-Liis oli elanud kõik need aastad koos 3 teise tema vanusega metsas, aga umbes 6 aega tagasi leiti nad ja viidi lastekottu. Tehti DNA test, mis kinnitab, et tüdruk, kes kukkus puu otsast alla, on tõepoolest printsess Anna-Liis Levandi. Hetkel pole meil selle teema kohta rohkem infot, aga liigume edasi järgmiste uudiste juurde. Hei, kutid. Me kuulsime, mis juhtus. Sa ei kujuta ette, kui elevil ja õnnelik ma olen. Sa oled printsess! Oh my god! Palun, ära kalju. Mu pea ikka veel kohutavalt valutab. Vabandust. Aga see ju tähendab ka, et sa pead ära minema. Jah, nii see on. Millal sa lahkud? Ma pole täiesti kindel, aga paari päeva jooksul, kuna mingid dokumendid on vaja korda teha. Ma lihtsalt kardan. Ma pean jälle uut elu alustama. See, et meid metsas siia toodi, oli juba nii suur muutus. Aga me olime üksteise kõrval ja aitasime üksteist, et ära harjuda. Aga nüüd
ma pean ära minema ja üksinda uut elu alustama. Jälle väga suur muutus. Ja aga te ei aita mind ja teid pole minu kõrval enam. Ma lihtsalt kardan teist lahku minna. Ma ei tea isegi mida mõelda enam, kas ma peaksin olema õnnelik, et ma oma perekonna leidsin või ma peaksin olema mega õnnetu sellepärast, et ma pean teist lahku minema. Te olete põhimõtteliselt nagu minu perekond. Te olete minu perekonnaks kasvanud. Me jääme alati see kõrvale, Anna-Liis. Me oleme alati sinu jaoks olemas, ükskõik kus sa oled. Me jääme alati sinuga. See on tõsi. Anett, mul on sulle paar küsimus seoses minu perekonnaga ja sellega, mis enam-vähem juhtus pärast seda, kui ma metsa läksin. Ja ma võin sulle rääkida nii palju, kui ma tean. Aga ma tean sellest teemast tegelikult suht palju, kuna meil oli umbes pool aastat tagasi üks loeng, mis oli sellega seoses, nii et ma räägin sulle kõik, mida ma mäletan sellest. Kui sõda algas, siis oli kuningrikus perekonnas 4 liiget. Kuningas, kuninganna, sina, Anna-Liis, kes oli vanem printsess ja ka noorem printsess ehk sinu väike õde. Kui sõda algas, pidi kuningas lahkuma, et sõda juhtida. Vaenlaste armee kasutas aga erinevad teed, et lossini jõuda. Lossi rünnati ja sinu ema, sina, sinu väike õde, üks valvur ja üks teener põgenesite. Teener tuli kaasa, et sinu nooremat õde tassida. Aga te põgenesite metsa ja valvur pidi maha jääma, et sõjaväge takistada, et teie saaksite kiiremini põgeneda. Aga sinu ema kukkus ja sai vigastada, nii et ei saanud enam joosta. Sina, sinu väike õde ja teener läksite siis ise edasi. Aga teile hakati järgi jõudma ja teener käskis sul minna põõsastesse, et kuna sa jõudnud järgi joosta. Ja teener läks ise ühte külla, oli seal nii kaua, kuni sõda lõppes, läks siis lossi tagasi ja rääkis sellest kõigest, mis oli juhtunud. Sind ei leitud aga mitte kunagi. Mitu kuud otsiti terve mets läbi, aga ei leitud sind ega sinu ema. Leiti ainult sinu ema ehk kuninganna kroon ja rohkem mitte midagi. Ei laipa ega teda ennast. Nii et pole tegelikult teada, kas sinu ema on surnud või elus, kuna pole mitte ühtegi tõendit, et ta oleks elus või surnud. Aga sinu noorem õde on elus. Nii on ka sinu isa. 5 aastat hiljem abiellus kuningas uuesti ehk sinu isa. Ta abiellus naaberriigi kuningannaga, kelle nimi on Grace. Nii et jah. Nii et mul on väike õde ja kasuema, kellest ma ei teadnud. Nii, sa ei kujuta ette, kui hirmul ma olen, sellepärast, et ma ei tea, mis juhtuma hakkab. Sa võiksid mõelda positiivselt. Vähemasti leidsid sa oma isa ja väikse üles, nagu sa vähemalt tead, kes su perekond on. Sul on õigus. Ma jään sind igatsema, Anett. Väga igatsema. Ma ei ole sind väga kaua küll tundnud, aga sa oled tõeline sõber. Ja sa oled osa perekonnast. Aga me saame ju ikkagi kokku saada. See, et sa oled printsess ja elad lossis, ei tähenda, et sul ei või enam sõpru olla. Sa võid kokku saada meiega täpselt siis, kui sa tahad. Ega meil eriti peale kooli midagi teha polegi. Ja ma kavatsen teiega kokku saada nii tihti kui võimalik, kuna ma tõesti tegelikult ei taha üksi olla. Ma usun seda. Anna-Liis, jäta meelde, et me oleme alati sinu jaoks olemas. Aitäh teile kõigile. Palun saa meiega kokku nii tihti kui võimalik, kuna ma tõsiselt jään sind nii väga igatsema ja ma ei suuda praegu pisaraid vaos hoida. Ma tahan nutma hakata lihtsalt, see on nii kurb, et sa ära pead minema. Ma luban, et ma proovin teiega kokku saada nii tihti kui võimalik. Ma teen kõik selleks. Me jääme sind igatsema. Anna-Liis, on aeg. Ja, ma pean minema. Näeme siis hiljem. Ja, muidugi. Lähme. Jah. Ma juba igatsen teda.
olgu, Anna-Liis, kui me nüüd läheme välja, siis mine autosse nii kiiresti, kui sa saad. Ignoreeri kõike, mis on sinu ümber ja mine lihtsalt otse autosse. Miks? Me proovisime seda saladuses hoida, et sa täna lossi lähed, aga mõned ajakirjanikud said ikkagi teada. Ja sa võid mulle Kristo öelda. Okei. Kristo, kas sa oled valmis? Vist küll. Kas sa said mõne hea pildi? Ja ma sain küll paar tükki. Olgu, lähme.